tere, imeline. Tulen sellises mõnusas päikesepaistes sinu juurde ja tahtsin lihtsalt jagada sulle seda kohta, et kui sa teadlikult valid endale ruume, mis tõstavad sind, mis võimendavad sinus seda vägevust, siis see on nagu ülim kingitus. Käisin eile Tartus Kristiina Võlu stuudios Kongi ja Heli rännakul. See oli nagu selles mõttes üliäge. Kohati tundus minu jaoks, et see on nii tavaline ja tavaline selles mõttes, et igav ei tööta, vaid tavaline selles suhtes, et nagu ma igapäevaselt teeks seda, et see on hästi kodune ja see on nagu hoopis kompliment. Ja esimestest helidest peale hakkas mul jooksma mingisugune informatsioon piltide näol, info näol. Ja seal oli ühendus püha emaga, püha laps, Ganesha ja kõik muud tegelased, tohutu valgusolendite ja jumaluste paraad. Ja ma ei saanud alguses aru, mis see on. Ja kui see oli nagu mõnda aega kestnud, siis mul tuli informatsioon, et see on see, mida ma küsinud olen. Ehk siis umbes 2 nädalat tagasi, võib-olla isegi rohkem ajalises mõttes, ma panin üles hästi tugeva taotluse ja see taotlus oli, ma täpselt sõnastust ei mäleta enam, see oli pikk lause, aga kui sa oled minu Facebooki lehe lugeja, siis sa leiad selle üles, et ma soovisin või ma taotlesin ühendust kogu oma hingetarkusega, ehk siis läbi kõikide kehastuste, mis mul on olnud, et tahtsin saada ühendust kogu selle tarkusega. Ja siis hakkas peale, et ma nägin selle rännaku ajal ära kogu selle ühenduse alates siis minu sünnist või minu algusest. Ja ma tulin sealt rännakult ära hoopis teistsugusena. Et ma kogesin oma hinge teistsugusena, ma suhtlesin oma hingega hoopis teistmoodi, ta rääkis minuga hoopis teistmoodi. Et küsi ja sulle antakse. See oli nagu hästi äge kogemus. Ma ei saaks öelda, et see oleks mingi meeletult võimas kogemus. Juba selles mõttes, et minu ego tasand läks errorisse. Ehk siis ma hakkasin kartma seda, kes ma olen. Ma hakkasin kartma seda, mis nüüd juhtuma hakkab. Ma hakkasin kartma seda, et mida ma nüüd tegema pean hakkama. Et väga huvitav koht. Aga kui sa oled läinud lihtsalt või valinud endale sellist ruumi, kus sa saaksid lõõgastuda, siis sellised kongi helid, uskumatu lihtsalt, et kongidest üldse selline heli võis välja tulla. Et see oligi nagu kosmosetripp vahepeal, et kosmilised helid ja need olidki tegelikult väga kosmilised kongid seal. Ja seal oli kõike muid asju ka, helikausid ja veel igasugused kellad ja kuidas neid kutsutakse, ühesõnaga mingisugused vägevad helid olid, et vahepeal tundus, et mis asi see on, mis sellist häält teeb. Nii et olen täna täiesti uues kohas, huvitavas kohas. Päris põnev on. Tahaks totaalselt teada, mis nüüd edasi loob. Aga samas oluline on praegu siis olla lõdvestuses ja võtta vastu seda informatsiooni. Lähme! Nagu ikka teen videot koeraga jalutades. Mõnus soe päike. Mine naudi päikest kindlasti. Terveneb. Keha terveneb sellega.
ära ainult ära põleta ennast, vaid et täpselt nii palju, kui sinu keha talub, vali päikest. Ja kui sa ütled, et su keha üldse ei talu päikest, näiteks on mingid päikeseallergiad ja mingid siuksed asjad, siis füüsilisel tasandil võid kohe vaadata selle peale, et kas sa oled kasutanud mingisuguseid toksilisi ravimeid. Ilmselt vajab su keha puhastust, väga palju toksiini on kehas, sest et me oleme ikkagi loodud päikese käes olema ja seda päikese informatsiooni vastu võtma. Ja mentaalsel tasemel võid vaadata seda kohta, et mis sinu elus juhtus selle hetkel, kui sa olid päikse käes ja nautisid päikest. Või seal isegi ei pea see päikese nauding olema, vaid et lihtsalt selline kogemus, kus oli selline ilus ilm, päike paistis ja sa said mingisuguse šoki. Et sinu keha talletas seda kui šokki, mingisugune läbielamine. Vot, aga naudi oma elu, tee oma valikuid läbi südame, usalda oma tunnet ja sinu keha teab. Sinu keha teab, kuhu minna, mida valida, mida süüa. See tunne, mis sinu kehas on, see ei valeta kunagi. Õpi usaldama oma tunnet, õpi kuulama oma tunnet ja maailm muutub totaalselt sinu jaoks, sinu ümber. Aga tšau, tšau!